Ma täna uurisin ühte asja, seda sõna sooso ja kus meil täna oli siin see Luuka 17. peatükk. Tänase võiduplaani järgi, kes loeb võiduplaani järgi, Luuka 17. peatükk ja siin on see lugu 10 pidalitõbisest, aga enne seda on usuväest. Ma mõtlen, et ma võtan need kaks asja, siis arutame neid, mis ma täna nagu mõtisklesin või nägin nagu uut. Ja kõigepealt ma võtan selle, mis puudutab seda päästekeskset ja varustuse ja kaitsekeskseid palveid, mis on tegelikult orvupalved, mis ei ole pojapalved kuningriigis, kellele kõik on juba tagatud ja kes peaks palvetama hoopis teistsuguste asjade pärast, sest Piibel ütleb, et me oleme Kristuses Jeesuses ju ülempreesterlikus teenistuses, elades aina selleks, et teiste eest kosta. On nii? Kui meis on Kristuse vaim ja meil on Kristuse meel ja me oleme Kristuse ihu ja me oleme temaga üks vaim ja kui tema on ülempreesterlikus teenistuses, elades aina selleks, et teiste eest kosta, siis miks meie palved on kogu aeg, et Jumal, varusta mind ja kaitse mind ja aita mind ja õnnista mind ja hoia ja tee ja mina, kui tegelikult preester on seatud ju üldse teiste jaoks, mitte enda pärast. Mäletame seda preestrite teenistust Vanas Testamendis. Ega siis preestriks ei valitud selleks kõiki neid, kes said esmasündinute asemel siis nagu esindama neid sinna preestrite kogusse, leviitpreestrid. Kas siis leviitpreestrid said selleks ametisse, et nad pääseksid templile lähemale, et kogu aeg iseenda pärast palvetada? Oma pattude andeks andmise pärast ja kogu aeg oma kassi ja koera ja aialippide ja mille iganes pärast, vihma pärast ja seenesaagi pärast ja et sa oled leviitpreestri teenistuses, et kogu aeg Jumalale pinda käia, mida kõike sina tahad saada. Leviitpreestrid seati ju ametisse esindama rahvast Jumalale ja Jumalat rahvale. Nende oma isiksus oli väljaspool igasugust teemat üldsegi, see ei tulnud üldse päevakorda. Leviitidel oli varustus garanteeritud. Ja kuna nad olid ametis, siis kui nad täitsid oma ametit korralikult, mis tähendab teiste eest palvetamist, kui nad täitsid oma ametit, oma õpetaja ametit ja kõike seda korrektselt, siis oli rahvas turvaline ja ei olnud vaja kaitsta või paluda leviitpreestritele, et Jumal kaitse mind ja hoia sõda ära ja kaitse mu peret ja tädi ja onu ja kõike. Leviidid ei pidanud nende kahe asja pärast muretsema. Kui nad tegid oma tööd, siis nad ei pidanud muretsema varustuse pärast ja kaitse pärast. Aga meie oleme täna ju mitte isegi ainult leviitpreestri teenistuses, vaid ülempreesterlikus teenistuses. Meil on ligipääs kõige pühamasse paika, mida leviitidel ei olnud. Nii et me oleme sammu võrra nagu kõrgem kraad ja kui ütleb, et Jeesus Kristus on see ülempreester, see, kes elab aina selleks, et meie eest kosta. Kui meie oleme tema mantlis ja temaga, tema ihu, isa paremal käel, selles ülempreesterlikus teenistuses, siis meie elame ka selleks, et teiste eest kosta. Et kosta rahvaste eest, kõige eest, oma rahva eest. Eks me oleme teiste jaoks, aga tõesti see päästekeskne evangeelium on toonud meid ja pannud meid mõtlema, et peaasi, et mina taevasse saan ja et minul hästi on ja et mina ikka pääsen ja et ikka tagakiusu ei tuleks ja ikka mina, mulle ja minu pere, eks. Ja kuhu jääb siis see ülempreesterlik teenistus? Me oleme siin rääkinud, et kuidas Eesti kogudustes see maastikul tavaliselt on. Pühapäeval võib olla natukene, võib-olla on seal ikka mitukümmend inimest ja mõnel pool on natuke rohkem kui mitukümmend inimest, aga tule nädala sees õhtusele palvekoosolekule, vaata, mitu on. Kus kohas on siis see ülempreesterlik teenistus, kogudus kui selline? Eks Uues testamendis me näeme, kogudust oli kokku üks põhilisi asju, mis nad tegid. Nad tõstsid üheskoos hääle nii, et paik kõikus. Said täis suurt julgust ja väge.
asjad muutusid, territoriaalsed jõuvahekorrad muutusid. 300 aastaga oli terve Euroopa ja rohkemgi veel kõigele sellele tagakiusule, impeeriumi kurjusele vaatamata oli kõik ringi pööratud koguduse palvete, koguduse julguse, koguduse ühise jõu peale. aga mis praegu on? Seesama see orvukeskne selline oma hinge pärast värisemine, omaenda päästekesksed palved, mis siis on? kõigel igal pool see tallesaba tutiseb, jängusaba väriseb. Jumal, mis saab, päästa meid, tõmba meid siit ära. No aga milleks sa siis oled ülempreesterlikus teenistuses? Sa peaksid aina palves teiste eest kostma, mitte oma hinge pärast värisema. Aga see selleks, nii. Ja nüüd ma vaatasin seda sõna siin see Luuka 17:19. Vaatame seda lugu. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid talle. Nad ei tohtinud ju lähedale tulla, eks ole. Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile. Vaata, seekord ta ei läinud nende juurde käsi peale panema. Ta 2 teises kohas pani pidalitõbisele käed peale, üldse ei kartnud. Aga siin ta lihtsalt nägi neid eemalt ja lihtsalt, kui need pidalitõbised tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Jeesus nägi neid. Distants on täpselt sama, vaadake. Ta siin ei ütle, et Jeesus läks nendele lähemale või läks nende juurde. Ma lihtsalt kujutan ette, et Jeesus pidi neile vastu hüüdma. Üle õue niimoodi. Minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Näed, siin on füüsiline tervenemine. Nad said ainult füüsilise tervise ja läksid minema. Mis siis tegelikult muutus? Ainult füüsiline tervis muutus. Mitte midagi muud nende elus me ei näe, et oleks muutunud. Ütleme, Jumala ees nende pidalitõbiste olukord ei muutunud, sest nad said sellest haigusest oma naha peal lahti. Aga see, mis neile selle haiguse oli toonud, ma ei näe, et seda oleks korrigeeritud. Ja seda vaatame siin, mis edasi ütleb. Mineku ajal said puhtaks, aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades ja see oli samaarlane. Kuna siin öeldakse, see oli samaarlane, siis ma eeldan, et need 9 tükki, kes tagasi ei tulnud, olid juudid, muidu ei oleks Jeesus ka rõhutanud seda, sest Jeesus rõhutab siin seda, et miks ainult see muulane tagasi tuli. Sellest ma nagu näen, et see 9 tükki pidid olema juudid. Nii, ta langes Jeesuse ette silmili maha, teda tänades ja see oli samaarlane. Ja Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks. Füüsiline tervenemine. Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Ja ma hakkasin mõtlema, et oota, päästnud sooso, päästnud. Millest päästnud? Pidalitõvest päästnud. Aga 9 tükki, kes ei vaevunud Jeesuse juurde tagasi tulema, need said ka füüsiliselt terveks. Läksid, lõid keksu, eks rõõmsad läksid koju, näe, ma olen terve. See õpetaja sealt Natsaretist ütles, et ma läheks näitaks ennast preestritele ja näe, kui tore elu läheb edasi. Ma ei näe, et siin nende mõtteviis oleks muutunud, sest nad ei vaevunud tagasi tulema. Jeesus märgib selle ära, et 9 tükki ei vaevunud tulema tagasi Jumalat tänama. Mõtleme, paneme selle näiteks meie tänavapilti, meie olukorda. Sa palvetad tänaval 10 inimese eest ja näitad neile, et Jumal hoolib, paned neile käed peale ja palvetad, 10 erinevat inimest saavad terveks. 9 tükki on rõõmsad, et nad said terveks.
Nad lähevad koju ja nende elu ei vii neid mitte kunagi Jeesuse juurde, koguduse juurde. Nad ei tule tagasi Jumalat tänama. Nad said oma ime, neil on hea meel, aga nad ei tule tagasi Jumalat tänama, mis tähendab, et nende jalad ei too neid kogudusse. 1/10 tuli tagasi kogudusse, tuli tagasi Kristuse juurde Jumalat tänama. Nii, ja Jeesus ütleb, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Kas siis need 9, kes terveks said, kes said ainult füüsilise tervenemise, kuna nad seda palusid? Eks Jeesuse õpetaja alasta meie peale. Nad said füüsilise tervise, sest see oli ainus, mis neile luges ja mis neile tähtis oli. Saaks ma ainult oma füüsilise tervise tagasi, muu ei ole oluline. 1 tuli tagasi ja pani oma südame Jumala jalge ette selle peale. Jeesus ütleb, sinu usk on su päästnud. Kas need 9 tükki ei olnud siis päästetud, ei saanud päästetud? Ja ma vaatasin seda sõna, et kas tõesti on siin see sooso. Ja oligi see sõna sooso päästnud, mis tähendab tervenemine ja pääste kõigest pimedusest, pattudest, patud tagajärgedest, needusest, vaimsest surmast, kõigest piiratusest, sest patu tagajärg oli ka majanduslik tagasilöök, eks ole, ja vaesus, puudus, kõik selline negatiivne, millest ka see 5 Moosese 28 räägib, eks. Ja Jeesus ei ütle nendele kõigile 10, et te tulite, küsisite minu käest füüsilist tervist. Nüüd, et te seda küsisite, te olete nüüd sooso. Nad said füüsilise tervise, aga nad ei saanud soosot, sest nad ei tulnud tagasi kogudusse, nad ei tulnud tagasi Jumalat ennast tänama ja talle au andma. Siin ütleb, et see muulane, see samaarlane, see viskas ju ennast tema jalge ette silmili maha. See tähendab juba täielikku südame ümberlõikamist, sest sa ei saa heita ennast Jeesuse ette silmili maha, kui sa oled juba oma palve vastuse saanud. Sul on kõik korras, said terveks. Miks sa enam sinna silmili maha viskad? Silmili maha viskasid need, kellel oli imet vaja. Silmili maha ei visanud need, kellel oli juba kõik korras ja ime käes. Aga see mees tuleb, ta on terveks saanud ja ta tuleb, viskab silmili maha, kui tal ei ole enam midagi vaja Jeesuse käest. Ta tuleb ise, annab ise ennast, paneb ennast Jeesuse ette, eks. Ja nüüd ütleb Jeesus sellele 1, tõuse üles ja mine, sinu usk on su sooso. Ja ma vaatasin, mida ma ei ole nagu varem niimoodi sügavalt uurinud, sest mul oli lihtsalt meeles see õpetatud tõlge sellest soosost, et see on pääste haigustest, patust, needusest, vaimsest surmast, et see on nagu selline hing, vaim ja ihu 3 tasandil. Nagu ma ei pidanud vajalikuks seda vaadata sealt kreeka keelest. Ja täna ma hakkasin vaatama, et miks Jeesus ütleb, sinu usk on sinu päästnud, aga ta ei ütle seda 9 kohta, kes ometi said ju füüsiliselt terveks. Ja see sooso, kui sa vaatad kreeka keeles, see algsõna oli seal SOS. Väga huvitav, eks ole, SOS. Ja see tähendas safety, turvalisus. Sooso tähendab äratoomist turvalisusesse. Vaata, kui huvitav. Need 9 said füüsilisest haigusest terveks, meditsiiniliselt terveks, aga neid ei toodud ära turvalisusesse. Sellepärast ma ütlen, et füüsiline tervenemine on kõige madalama astme tervenemine üldse. Neid ei toodud ära turvalisusesse. Ja üks aspekt, mis oli ka siin selle sooso juures, see on äratoomine turvalisusesse, kindelolekusse ja see on äratoomine Jumala kuningriigi varustusse, osasaajaks kuningriigi varustusest. See on
kui on keegi ohus, kui on keegi ebaturvaline, ta on seal väljas, ta vajab soosot. Ja nüüd, kui ta on saanud Jumalalt selle sooso, siis see tähendab, Jumal arvab ta oma kaitse alla, oma varju alla ja tagab talle nüüd mitte selle inimese endi võimekuse läbi saavutatud varustatuse, selle maailma sellise loogilise loomuliku varustatuse, mis on ebaturvaline, vaid Jumal sooso läbi toob inimese sellisesse turvalisusesse ja kindelolekusse, mis on tagatud Jumala enda varustusega. Ütleme niimoodi, et sooso tähendab, et sind kutsutakse Jumala taevaste ladude ligi. Sulle on meelevald kasutada seda, mis kõik on Jumala taevastes ladudes sinule piiramatult kättesaadavaks tehtud. Teised, kes soosot ei saa, nemad nendele ladudele ligi ei pääse, nemad peavad ise hakkama, said oma füüsilise tervise, need 9 pidalitõbist, juudid, kes nad olid, nad peavad ise panema oma ajud tööle, hakkama jälle tegelema, mis iganes raha vahetamisega nad tegelesid, mis iganes sellise ettevõtlusega, nad peavad nüüd loomulikult hakkama omale ja oma perele varustust hankima, omaenda mõistust kasutades. 1/10 tuli ja pälvis Jeesuselt täieliku sooso, mis tähendab, Jumal võttis tema eest varustamise, tema varustamise eest vastutuse enda peale. Sisuliselt, mida Jumal ütles? Sina, samaarlane, oled minu poeg. Sina oled nüüd pärija, kõik, mis on minu, on sinu. Sest sa ei ole midagi tagasi hoidnud, sa oled oma enda hinge, oma enda elu minu jalge ette toonud. Sina andsid kõik mulle, mina annan kõik sulle. Nüüdsest peale siin, poeg, on see esmasündinu kuub. Nüüdsest peale on pitseri sõrmus sinu sõrmes. Kui on midagi vaja, ainult ütle, ma lasen taevastest ladudest välja kirjutada. Vaadake, kui võimas on see sooso, kui me paneme oma elu täielikult Jumala jalge ette. Kui me nii-öelda mitte ainult ei usu Jeesusesse, sest vaata, siin need 10 tükki, kes kõik tulid, ka need 9 juuti, nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Nad uskusid, et Jeesus on taevast saadetud rabi, õpetaja, ja nad teadsid, et Jumal on Jeesusega, sest nad küsisid temalt võimatut, nad küsisid temalt tervenemist, ravimatust pidalitõvest. Nii et kokkuvõttes nad uskusid, et Jeesus Kristus on Jumala juurest tulnud. Aga nad küsisid ainult oma põhivajaduse rahuldamist. Anna meile see, mis meil puudu on, sul on see võim, anna meile füüsiline tervis. Jumal ei olnud kade. Vaata, ta ei ole ka tänava evangelismis kade tervendama patuseid ja paganaid. Ta ei ole kade. Ta annab inimesele füüsilise tervenemise. Ja siis ta ootab, mida see inimene edasi teeb. Kas ta jääb sellega rahule ja läheb oma vana elu juurde tagasi? Või ta nüüd tuleb ja saab aru, et ta ei suuda midagi ilma Jumalata. Ta tuleb ja paneb kogu oma elu nüüd Jumala jalge ette. Ja kui ta nüüd hakkab otsima seda Jumalat, kes ta terveks tegi, hakkab otsima seda Jumalat, ta tuleb Jumala ligi, ta paneb oma elu Jeesuse jalge ette ja sellest hetkest Jumal võtab ta vastu oma pojaks. Vaadake, kas te näete ka, siin on 2 kategooriat. Siin on ühed, kes usuvad, et Jeesus Kristus on see, kes ta ütleb, et ta on. Kas sa usud, et Jeesus Kristus on Jumala poeg? Jah, usun. Kas sa usud, et Jeesus Kristus võib imesid teha? Jah, usun. Kas sa usud, et ta võib ka sinu terveks teha? Jah, usun. Ja meie ütleme inimesele, kuule, aga sa oled ju siis päästetud. Sa oled ju siis sooso. Vaata, kuidas see peatükk ütleb, ei ole üldse nii lihtne see asi. See, et inimene usub, et Jeesus Kristus on olemas, see, et ta on Jumalast saadetud õpetaja, see, et ta suudab teha imesid ja tervendada,
see, kui inimene seda oma suuga tunnistab, ei tähenda, et ta oleks ära teeninud sooso. Selle tervikliku üleni ületoomise turvalisusesse, kus tema eest võtab nüüdsest peale vastutuse Jumal ja tagab talle kogu kaitse, kogu turvalisuse ja kogu varustuse taevariigist. Aga kas meie teeme siin selles asjas vahet? Ma kahtlustan, et me oleme väga sellised neljakandilised. Kui inimene tunnistab, et Jeesus on see, kes me talle ütleme, et on, kui ta ütleb, et ta usub, me ütleme palju õnne, siis sa oled päästetud, sa oled sooso. Ei ole. Siin öeldi 10-1. Nüüd sinu usk on su päästnud. Sina saad tervikliku turvalisuse. Sind tuuakse üle lõplikult tervikliku turvalisusesse. Vaadake, kui huvitav. Nii et tagasi selle juurde, mida me siin alguses ütlesime, et füüsiline ihulikest vaevustest tervenemine on kõige madalama astme tervenemine. Sellepärast, et sa näed, füüsilisest vaevusest Jumal ei ole kade tervendama. Aga see, et ta tegi sind terveks, ei garanteeri sulle, et sa oled tema ees õige ja et tema võtab vaevaks tagada sinu turvalisuse, sinu ületoomise lõplikult kuningriiki, kaitse ja varustuse ja kõige selle tema tiiva alla. Sa võid saada tervenemise, aga kas sinu suhe temaga on selles kohas, kus see Luuka 17:19 ütleb? Kas sa oled kogu oma elu toonud tema jalg ette? Kas sina oled teinud seda, mida see somaarlane ütles? Valju häälega Jumalat ülistades, silmili tema jalge ette langedes ja teda tänades. See on täielik südame ümberlõikamine. Ma mõtlen, et need 9 pidalitõbist, kes ära läksid, nad olid ilmselt tohutu õnnelikud. Võib-olla nad tegid pärast peo, mis te arvate? Kuule, kui on 9 pidalitõbist, nad on võib-olla aastaid käinud koos räbalates, ühiskonnast ära tõrjutud, ainult toidu ülejääkidest toitunud. Väga raske elu on selja taga. Ja nüüd järsku on kõik 9 tükki vaatavad nagu beebinahk. Kõik mehed on terved. Mul on raske uskuda, et nad lihtsalt läksid kõik laiali oma kodudesse, ütlesid, noh, oli tore, eks ole. Nad olid nagu relvavennad. Nad olid kõigest aastaid läbi tulnud. See oli täiesti juba selline omaette kogukond, kus nad olid nii-öelda selle puudasoola koos ära söönud. Ma ei usu, et nad läksid siin kõik kohe rõõmsalt laiali, et läksid preestrite juurde ja siis läksid kodudesse laiali, enam kunagi ei kohtunud. Ma arvan, et see rõõm sellest füüsilisest tervisest oli nii suur, et nad tegid ühe veinipeo ja sellega see asi lõppes ja siis mindi oma elu juurde. Aga kas siin leidis aset südame täielik ümberlõikamine ja Jeesuse jalge ette toomine? Ei näe seda, sest Jeesus märgib ära, et ei ole seda, eks. Nii et sellest rääkides, sellest ka Jehova rahvast ja sellest igal tasandil tervendamisest. Nii rahva oli siis heebrea keeles ja sooso oli kreeka keeles, seesama igal tasandil parandamine, kokkuõmblemine, taastamine ja turvalisusesse ületoomine. Kui me näeme, kui katkised inimesed on, kui katki on inimeste saatus, kui mõranenud on nende mõtteviisid, nende tõekspidamised, nende väärtushinnangud, siis tõesti, nagu see Luuka 17 näitab ka, Jeesust huvitab palju sügavam tervendamine kui see, et sinu ihu naha pealt pidalitõbi ära kaob või mingi füüsiline häda ära kaob. Ta ootab, kas sa lased sellel tervenemisel muuta su südant nii, et sa tuled ja paned oma elu tema jalge ette. Kas on see kuidagi arusaadav? Kas te näete seda siinsamas peatükis, et siin on nii-öelda pääste, aga siin on 2 täiesti eri lugu. Ja sellest päästekesksest evangeeliumist rääkides, mis ei ole Jumala sarnasuse keskne, mis ei ole
Kristuse täisea küpsusesse kasvamise keskne, mis ei ole poja elu ja poja tegude keskne, vaid ainult oma hinge pääste siit maa pealt taevasse ja nii-öelda oma vahetute isiklike vajaduste väljalunimine Jumalalt. Selle kõigega seoses ma võtan, et lugege ka seda Luuka 17 ja 6. salmi. Vaadake, mis teie siit näete. Siin Jeesus ütleb ennem seda, et peab 7 korda 77 korda nendele andeks andma, kes sinu vastu patustavad. Ja nii edasi ja siis apostlid ütlevad talle, et kasvata meie usku. Ja vaadake 6. salm. See on hästi tuttav salm, mida hästi palju tsiteeritakse ja eriti karismaatiline aeg tõi selle salmi eri versioonides meie nii-öelda fookusesse. Aga vaadake, aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. See on selles samas kategoorias, kus ta ütleb, et kui te usuksite, siis te võiksite öelda sellele mäele, tõuse ja istuta ennast merre ja kogu see viigipuu kuivatamise lugu, on ju? Et kui teil oleks usku sinepiivakese võrra, siis te võiksite seda teha. Nii, olete minuga nõus, et usklikud loevad seda kirja kohta, tsiteerivad seda, nad ütlevad küll oma mooruspuudele, juuri end üles ja kao minema ja mitte midagi ei juhtu. Ja nad ei saa aru ja ütlevad, miks see ei toimi. On ju, üsna tuttav, ma usun, et meie igaühe elus. Ja kindlasti ka kristlikul maastikul loetakse seda, õpetatakse sellest, jutlustatakse, inimene vaatab seda kirja kohta ja ütleb, et siin ütleb nõnda, Jeesus ütles, kui oleks usku nagu sinepiivakene, Jeesus, minul on see usk olemas ja rohkem kui sinepiivakene. Jeesus, mina usun, sina suudad seda teha. Jumal, mina usun. Mul on usk, Jumal, et sina suudad seda teha. Ma küsin, kas sul on usku nagu sinepiivakene, et Jumal suudab tervendada, Jumal suudab seda teha. Sa ütled aamen. Absoluutselt, mitte sinepiivakene. Ma olen täiesti 100% veendunud. Me kõik teame, me oleme näinud, kuulnud ja lugenud imedest. Ma tean, et Jumal suudab. Jeesuse nime ees peab nõtkama iga põlv. Nii. Ja siis sa ütled oma mooruspuule ja ei juhtu imet. Ja sa mõtled, kes siin valetab nüüd? Jeesus ütleb, kui sul oleks usku nagu sinepiivakene, siis juhtuks ime, aga ei juhtu. Täielik segadus on ju. Jumal, vaata, katsu mind läbi röntgeniga, vaata, mul on usk. Mul on usku nii, et tapab, mul on usku nii, et vead pankrihobusega. Miks ei juhtu? Ja teate, mis ma nägin täna esimest korda? Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Millest Jeesus siin räägib? Kas ta räägib siin, kas sina usud, et Jumal on olemas? Kas sina usud, et Jumal suudab? Aamen, isegi kurjad vaimud teavad ja usuvad ja värisevad. Jeesus ei räägi siin absoluutselt sellest, et sul oleks usku nagu sinepiivakene, et Jumal suudab. Jeesus räägib sellest, kas sina usud, et sina oled Jumala poeg. Kannad poja meelevalda ja kui sina midagi ütled pojana, siis see, mida sina ütled, see mooruspuu, see mägi peab sinu kui poja sõna kuulama. Kui sul oleks usku omaenda identiteeti, poja seisuse identiteeti, nagu sinepiivakenegi, kui sa usuksid,
et sa oled Jumala poeg, siis selle sinepi ivakesega kas või sa suudaksid juba mägesid liigutada. Probleem on selles, et teil on null usku sellesse, et te olete Jumala väepojad, et te olete Jumala enda pojad ja asjad peavad teie sõna kuulama. Te panete endiselt usu Jumala peale, et Jumal suudab, ja siis te ütlete Jeesuse nimel, tõuse paigast ja lange merre, ja see mägi ei kuula sinu sõna. Miks? Sest ta näeb, et sa oled endiselt religioosne, sa oled endiselt orb, sa oled endiselt ori, sul ei ole absoluutselt usku omaenda poja seisusesse, sa ei usu sellesse, kes sa oled, sa ei usu omaenda identiteeti, sa oled endiselt patune, kes on armust päästetud saanud. Ehkki Paulus ütleb selgelt, et meie ei ole enam patused, vaid me oleme õigeks saanud. Kui sinu identiteet on endiselt patune, vääritu, väärtusetu, kõlbmatu, sulane, endiselt orb, endiselt ainult raasukesi ootamas, siis kui sina seal midagi kärgid, siis vaimne maailm näeb, sina ise ei pea ennast pojaks, väepojaks, sa ei tea mitte midagi dünastilisest õigusest valitseda. Sul ei ole halli aimu ka dünastilisest väest dünastilisest poegadele kuuluvast väest kuninga perekonnas. Ja sellepärast vaimne maailm vaatab, kuule, sa ise ei usu. Mina ei pea mitte kuskile minema sinu kärkimise peale. Ja sellepärast meie mäed ei liigu, et meie usk on, et Jumal suudab. Aga Jeesus räägib siin jüngritele, kui teil oleks usku oma poja seisusesse, kas või sinepi ivakese võrra, kui te saaksite aru, et te olete valitsejad, te olete taastatud sellesse originaalmandaati, et inimesed valitsegu, eks ole, kalade üle meres ja lindude üle taeva all ja kõigi roomajate kogu loodu üle. Sa oled taastatud selleks Jumalat esindavaks valitsejaks, heaks valitsejaks, ja kui miski asi sinu valitsusterritooriumil, sinu haldusalas ei ole õigesti, siis sind on tehtud kuningaks ja preestriks ja sul on kuninga õigus öelda, mulle ei meeldi see mägi siin, kao eest. Mulle ei meeldi see mooruspuu, sa ei tohi olla minu valitsusalal, kao minema. Ja vaimne maailm näeb, oi, meil on vist üks poeg siin. Üks poeg, kes teab, kes ta on ja mis talle kuulub ja mis õigused tal on. Ja nüüd poja ees hakkavad mäed ja mooruspuud liikuma. Aga religioosse urvu ja orja ja patuse, olgu või armust päästetud saanud, aga endiselt edasi patuloomusega, selle ees ei liigu mitte midagi. Vaadake, kui lihtne vastus. Miks need mooruspuud ja miks need mäed ei tõuse merre ja ei lange? Sest meil on tõesti usk, et Jumal suudab, aga meil ei ole sisse juurdunud veendumust ja me ei ole ühte kasvanud oma poja identiteediga, kes teab, mina olen oma isa poeg. Isa andis mulle oma pitseri sõrmuse, et mina esindaksin teda ja valitseksin maa peal ja ma ei laseks sündida kurjadel asjadel. Ja ma ei lubaks vaenlasel siin laamendada. Ta andis mulle meelevalla, mida mina seon, see on seotud, mida mina lahti päästan, see on lahti päästetud. Kuni meile ei ole see meie identiteedi küsimus nii sügavale meie sisse imbunud, meie mäed ei liigu. Me võime jäädagi aukuma nende mägede ja mooruspuude peale ja siis laiutame käsi, ütleme, see ei toimi. Jumal ütleb, küsimus ei ole kunagi minu väes, mida mina suudan. Küsimus on kogu aeg selles, kes sina oled, keda sina ütled ennast olevat ja mida sina usud, kes sa oled minu riigis, kes sa oled minu ees ja mis meelevald sinu sõnal on. Sest ta ütleb, teie ütleksite, juuri end üles ja see kuulaks teie sõna. Vaadake, kuidas religioon on seda moonutanud.
sest et kuidas loeb tavaline religioosne inimene? Aga issand ütles, kui teil oleks usku Jumala võimekusse päästa, nagu kas või sinepiivakene, siis te paluksite taeva isa Jeesuse nimel, et tema ütleks mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre. Ja Jumal taevast vastaks teie palvele ja kuulaks Jumala sõna. Oleme ausad, nii on see, kuidas tegelikult religioosse inimese vaim seda kirja kohta loeb. Tal ei ole absoluutselt usku, et tema on see, kelle ees peab Kristuses vaimne maailm põlvi notkutama ja sõna kuulama. Nad loevad kogu selle 17. peatüki 6. salmi, nad loevad selle Jumala vastutuseks ja imestavad, miks Jumal ei tee. Ja Jumal ütleb, ma ka imestan, miks sa ei tee. Miks sa ei usu? Mitte sinepiivakestki sul ei ole usku omaenda poja seisuse identiteeti ja sinu dünastilisse õigusesse käskida asjadel muutuda, mis ei ole minu sõnaga kooskõlas. Ja siis sa süüdistad mind, et mina ei loo maa peal korda. Mina ei öelnud, et mina loon maa peal korra. Ma ütlesin teie seote, teie päästate lahti. Teie seate selle kõik korda. Mina istun isa paremal käel, kuni teie olete kõik minu jalge alla pannud. Mind huvitab, millal te hakkate seda tegema. Kas ma jäängi taevasse või? Sest taevad peavad teda kinni hoidma, kuni oma kohal on asetatud, kuni on täide läinud kõik, mida prohvetid on rääkinud aegade algusest alates. Moosesest alates, enne seda. Kõik, mida prohvetid on rääkinud, taevad peavad teda kinni hoidma, kuni kõik on täide saadetud, mida prohvetid on rääkinud. Vaadake, kui palju asju, mis on Vana Testament kuulutanud, mis ei ole veel täide läinud. Kas või seesama eluea pikenemine, et imikud ei sure enam ja alles 100-aastast patust tabab needus ja nooreks peetakse seda, kes ei saa 100 aastat täis. See on ka prohveteering. Uus testament ütleb, taevad peavad teda kinni hoidma, kuni on täide läinud kõik, mida prohvetid on rääkinud. Tema peab istuma, Jumal ütles Jeesusele, istu minu paremale käele, kuni ma panen kõik su vaenlased su jalgealuseks järiks. Ja Paulus ütleb, täna me ei näe, et kõik oleks talle alistatud. 2000 aastat hiljem me ütleme sama asja. Ikka veel me ei näe, et kõik oleks jalge alla alistatud. Aga taevad peavad teda kinni hoidma. Isa ütles, istu minu paremale käele, kuni ma olen kõik vaenlased su jalge alla pannud. Jeesus tuleb tegemist tegema ainult viimase vaenlasega, kes on surm. Viimane vaenlane on ainult viimane, see üks, kes reserveeritakse Jeesusele, kui ta tuleb tagasi. Tema teeb tegemist viimase vaenlase surmaga ja likvideerib surma igaveseks alatiseks. Aga kõik enne surma, kõik vaenlased, kes üldse on. Isa ütleb, istu mu paremale käele, kuni ma olen kõik vaenlased pannud su jalge alla. Jeesus läks üles taevasse, istus isa paremale käele ja nüüd ootab, millal need vaenlased ta jalge alla pannakse. Kes paneb jalge alla? Laul 110 isa ütleb, ma läkitan Siionis sinu valitsuskepi. Siion on kogudus. Me oleme tulnud Siionisse, elava Jumala linna. Jumal ütleb, ma läkitan sinu võimuse valitsuskepi Siionist. Sinu noorte sõdijate vägi nagu kaste Koidu isast. Kes on siis need elujõulised sõdijad, kes peavad panema vaenlased Jeesuse jalgealuseks järiks? See on kogudus. Mind huvitab, millal kogudus hakkaks sellega tegelema. Nemad tahavad Jeesuse juurde. Jeesus tahab meie juurde. Kuidas see nüüd siis niipidi läks? Jeesus istub ja ta ei saa ennem tõusta ja tulla, kui vaenlased on jalgealune järi. Tema ootab, millal meie vaenlased jalge alla paneme. Meie ootame, kuidas vaenlastest jalga lasta
ja minna tema juurde. Huvitav ka, kes siis nende vaenlastega tegemist teeb. Kiri ei või jääda valeks ju. Nii et vaadake, kus on identiteedi küsimus siin. Inga avas selle teema sellega, et meie evangeelium on päästekeskne, mitte Jumala sarnasuse, mitte originaalmandaadi, mitte pojaseisuse, mitte identiteedi keskne, vaid ainult hinge pääste maa pealt taevasse, eks. Ja mis selle tõttu on juhtunud meie palvetega, et nad on nii jõuetud, hambutud, enesekesksed ja sellised hädised, kus puudub vägi, kus puudub poja elu, poja teod, poja meelevald, eks ole. Nii et vaadake, kui palju segadust on täna koguduse maastikul. Kui palju segadust on teoloogiliste voolude vahel. Ja kokkuvõttes Jeesuse tagasitulek aina venib ja venib ja venib. Ega nii kaua see venib, kuni kogudus saab lõpuks aru, mis nende ülesanne on. Vaenlased tuleb panna Jeesuse jalgealuseks järgiks. Me peame saavutama selle usu, mida Jeesus rääkis Luuka 17:6. Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene omaenda autoriteeti, omaenda pojaseisuse dünastilisse meelevalda ja väesse, kui teil oleks sinepiivakese võrragi arusaamist, kes te olete Jumala kuningriigis, kui te sellest kas või sinepiivakese võrra aru saaksite, te teeksite tegemist oma mägede ja mooruspuudega ja need asjad kuulaks teie sõna, mitte teie palveid, et Jumal õiendaks arveid nende mägede ja mooruspuudega ja et need asjad kuulaks Jumala sõna. Ei, need asjad peavad kuulama teie sõna, aga usk peab tulema meie südamesse, et me teame, et kui meie ütleme selle sõna, siis iga vaim peab nõtkutama põlvi tema nime autoriteedi ees. Need asjad peavad meie sõna kuulama. Aamen. Vaadake, milline lugu täna täiesti eksprompt 2 kirjakohast. Lihtsalt lugesin siin seda 17:6 ja 17:19. Ühes kohas küsisin endalt, mis usust rääkis Jeesus ja mida meie selle all mõtleme, selle usu all. Ja 19. salm, miks Jeesus ütles, usk on su päästnud ainult ühele, aga mitte nendele teistele. Ja vaadake, mis kõik siit välja koorus. Vaadake, kuidas on hea lugeda piiblit aeglaselt ja mõttega, mitte kiirustades, et oma 3 või 5 peatükki ära lugeda. Kui sa loed ära, sa libised kõigest üle, Jumala vaim ei saa hakata sinu käest üldse küsimusi küsima. Kas sa ka aru saad, mida sa loed? Mäletate, Filippus küsis Etioopia koja ülema käest, kas sa ka aru saad, mida sa loed? Ja koja ülem ütles, kuidas ma võin aru saada, kui keegi ei selgita. Vot, kui me loeme aeglaselt Jumala sõna ja laseme temale esitada küsimusi, kas me saame aru, mida me loeme, kas me teame, miks piibel ütleb üht või teist asja ja kui me nüüd jääme vaikseks, siis Jumala vaim hakkab sulle avama asju, mida sa pole varem võib-olla mitte kunagi mitte kuskil kuulnud, aga Jumal ilmutab sulle need vastused. Miks need mõistatused siin on, millest me loeme nagu pühapäevakooli lugusid, aga tegelikult sügavuti me aru ei saa, millest Jeesus rääkis? Aamen, kommenteerige. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et see on nii hea. Tänu Jumalale, jaa. Mul ka kinnitas, vaata, kui Marku kaudu tuli see, et Jumal kasvatab mu usku. No mille taga siis need asjad on ju, et see ikkagi see identiteet ja see kindel teadmine, kes ma olen ja mida Jumal on pannud meid tegema, et mida me siis kanname, eks ole, vaimses sfääris, et siin tuli nii paljud asjad tuli nagu kinnituseks ja nagu ilmutuseks avanes need. Väga hea. Nii et kõik tuleb ikkagi sinna tagasi, et probleem ei ole Jumalas, kelles me ei kahtle. Probleem on selles, et me pole 2000 aastat hiljem ikka veel taibanud, kes me oleme. Et me oleme pojaseisuses, me oleme pojad, me oleme pärijad, me oleme väepojad, me oleme tema tarkuse kandjad, me oleme kõige kandjad, varustus on meile tagatud, kaitse on meile tagatud, meil ei ole vaja seda paluda, vaid meil on vaja
panna tema vaenlased tema jalgealuseks järiks. meil on vaja lasta vabaks rõhutud, teha pimedad nägijaks. kõik see, mis Jeesuse võitmise alla käis ja meil on vaja just nimelt kasutada oma meelevalda, et koristada Jumala tee pealt eest need mooruspuud ja need mäed, mis peavad merre ennast istutama. Nagu see seakari, kes, kui see leegion läks välja, see 2000 sigas istutas ennast ju sinna Galilea järve. Ühe ainsa sõna peale, minge, pumm, kõik istutasid ennast merre, kogu see seakari, eks ole. Vot me peame olema teadlikud oma meelevallast, milles me liigume, miks me siin maa peal oleme, miks ta pole meid taevasse ära võtnud. Töö on tegemata veel. Vaenlased on jalajärgiks panemata. Rahvad ei ole veel kuulnud, et Jumal on valmis neid tagasi võtma poja seisusesse, taastama neile krooni pähe, pitseri sõrmuse sõrme, lemmikpoja kuue selga, taastama neid täielikult valitsema selles elus maa peal ühes Kristusega. Kus kohast siis tuli see põgenemise evangeelium? Kus kohast tuli siis see 4 sammu pääste evangeelium, mis on nii-öelda keskmine viil keset leiba, mis ei selgita sulle ei seda esimest leivapätsi poolt ega ka teist leivapätsi poolt, vaid ainult seda, et patune, palu andeks, saad taevasse, tuleb Antikristus, sind tõmmatakse eest ära turvalisusesse, istud seal 7 aastat ja siis tuleb tagasi. Mis asi see on? See on üks väga armetu viilukas tervest sellest suurest evangeeliumi leivapätsist, mis tegelikult Piibel meile valmistanud on. Nii et aeg on tagasi tulla täisevangeeliumi juurde. Need, kes nimetavad ennast täisevangeelseks, need on täpselt samamoodi ühe viiluka evangeeliumi ja kuulutajad. Kuulutades täisevangeeliumi sellest ühest viilukast keskelt, aga mitte alates esimese Moosese 1. kuni ilmutusraamatu lõpuni, täisevangeelium meie taastamisest poja seisusesse väes, meelevallas, autoriteedis. Kõik on meie, mis ta ütleb, et madude skorpionite peale olen andnud teile väe astuda ja mitte miski ei tee mingil juhul teile mingit kahju. Selles kindluses peame ja kui me nüüd selles kindluses välja läheme, siis ei saa jääda mäed meie ees püsima, sest kui mägi näeb, et sa tead, kes sa oled, siis ta teab, et ta peab sinu sõna kuulama ja ära kolima. Aga kui ta näeb, et sa ei tea, kes sa oled, ta ei lähe mitte kuskile. Võlusõnad ei aita, Jeesuse nimel vehkimine ei aita. Kui mägi näeb, et sa kasutad Jeesuse nime nagu võlukeppi ja sa ise ei usu ja sul endal identiteet ei ole poja õiguse identiteet, see mägi ei lähe mitte kuskile. Nii et meil on lootust. Meil on lootust. Meie mäed, mis meil ees on, meie mooruspuud, mis ei taha ära liikuda. Vaatame, tuleme tagasi oma identiteedi küsimuse juurde ja poja seisuse juurde. Kas Jumal on sinu isa? Jah, on. Kas sina oled Jumala poeg? Jah, olen. Milles siis küsimus? Või oled sa endine patune? Kui sa oled patune, on aeg meelt parandada. Lase oma patud ära pesta ristimisvees, hüüdes teda appi. Pärast seda sa ei ole enam patune. Sa ei pea ütlema, et sa oled patune. Mul on küsimus siin, et vaata, jüngrid ütlevad, et me tegime, eks ole, me teeme kõik neid tegusi ja meil on vägi aga Jumal küsib, et aga ma ei tunne teid. Te teete küll. On ka palvevastused, on ju. Asjad sünnivad, aga ma ei tunne teid. Ja. Et siin ongi, et nagu tekib küsimusi, et asjad ikkagi sünnivad ja toimivad, aga siis ma ei saa aru, et see meelevald on nagu, me saame väe, on ju, ma saan aru, teha neid asju, aga meelevald, kas see meelevald siis tuleb läbi selle Jumala osaduse identiteedi või ja selle nagu üks olemisega? Et ma ei tea, mul on sellised küsimused. Ja, ei, siin on seda, siin võiks väga huvitavaks nüüd selle asja ajada ja seda arutada siin, kuidas on nii, et kui sa usud, et Jumal suudab ja sa usud, et Jeesus suudab ja ometi Jeesus ütleb, sul ei ole usku sinepiivakese võrragi ja sellepärast see mägi ja see mooruspuu ei liigu. Ometi
ju jüngritel oli see usk, eks. Ja me teame, et ka kristlastel on see usk. Miks ta siis ütleb seda? Ütleb, et sellepärast, vaata, kui jüngrid ei suutnud langetõbist poissi sellest, mis ta ütleb, kurt ja tumm vaim või sellest vabastada, siis Jeesus ütleb, et teie vähese usu tõttu. Aga jüngrid ju teadsid oma meelevalda. No ei saa öelda, et neil ei olnud sinepiivakestki, sest nad olid just tulnud tegemast vägevaid tegusid. Aga seal on ka see, et seal on see vähese usu küsimus. Ikkagi see, et nad ei näinud ennast veel täiemõõduliselt küpse täisealise poja täismeelevallas, et olid teatud jõud, mis ikkagi neid pelutasid, hirmutasid, ajasid segadusse, nii et see identiteet ei veninud nagu nii kaugele, et oleks katnud ka raskemad juhtumid, aga väiksemate asjadega nad said juba hakkama, eks. Aga mida nüüd teha nendega, kes kuulutavad Jeesuse nimel, teevad vägevaid tegusid Jeesuse nimel, ilmselgelt teemonid lähevad välja, isegi usume, et siis ka haiged tervenevad ja meil on endal põhjust arvata, et nende inimeste süda Jumala ees ei ole õige. Ja isegi Uue Testamendi näide Jeesus ütleb, nad on tema nimel teinud kõike seda ja see on toiminud. Ja Jeesus neid ei tunnista. Mis me sellega siis teeme? Ma kunagi küsisin Aaliku käest, et vaata, see inimene kuulutab Jeesusest ja ta ütleb, et kõik au Jeesusele Kristusele ja ta ütleb, et Jeesuse nimel ole terve ja ime sünnib, aga kõik teavad, ta on valeapostel ja kõik teavad, et tema väe päritolu on segunenud okultsete kahtlaste allikatega. Miks siis need imed juhtuvad? Aalik seletas seda nii, et ta ütleb, et Jumala kaastunne selle inimese kannatuste suhtes ja see on selle inimese usk Jeesuse nimesse, mis tegi ta terveks. Ja Jumal võtab selle tervenemise eest oma nime tõttu au endale. Aga valeapostel, kes kasutab seda kõike ära rahalisel eesmärgil, isikliku kasu, isikliku au, isikliku kuulsuse eesmärgil, kus ka see tema kogu see ordinatsioon on väga kahtlase maiguga ja tõestatult okultsetest paikadest. Jumal õiendab temaga arved täiesti eraldi hoopis teises plaanis. Aga see, kui ta kasutab Jeesuse nime ja ütleb kõik au Jeesusele ja inimene tuleb meeleheites südant lõhestavalt ja ütleb, et sa kuulutad Jeesust, sa palvetad Jeesuse nimel, aita mind. Ta paneb oma usu Jeesuse nimesse ja Jeesus teeb selle kannataja terveks. Inimene läheb ära ja ta on tänulik ja ta ütleb, Jeesus tegi mu terveks. Aga kes oli see, kes seal laval taidles? Jumal võib temaga hoopis teises kohas arveid õiendada, nii nagu siin ka Uues Testamendis Jeesus ütles nende kohta. Nüüd, mis on nüüd paha, on minu meelest see, et inimesed, kes jooksevad tervist saama kahtlastest allikatest ainult sellepärast, et nad teevad seda Jeesuse nimel ja nad räägivad Jeesusest. Me näeme, et miljonid tegelevad sellega, et nad saavad oma abi, nad saavad oma näilise või mittenäilise, võib-olla ka reaalse abi, aga nad ei kuuluta selle peale mitte Jeesust Kristust, vaid seda niinimetatud jumalameest või jumalanaist. Üks näide on see Tibi Joshua, üks, mis oli omane kogu sellele kultusele, sellele selgelt okultsele allikale, oli see, et kõik, kes seal käisid, kõik, kes sinna oma rahad viisid, seal selle Tibi Joshua hotellides röögatuid arveid maksid, et saada oma imet. Nad võisid selle nime saada nii-öelda Jeesuse nimel, aga mida nad pärast tegid? Nad pärast ainult kuulutasid ja pasundasid Tibi Joshua jumalikkust, tema erakordset võimekust, tema
suurim jumala mees, tema ongi see Eelia, kes pidi tulema. Hakati kuulutama Tiibi Joshuat ja tema teenistust, mitte Kristust. Nii et siin on ka veel üks segane aspekt. Ma näen seda, et Jeesus Kristus ei ole kade inimesi tervendama, kes otsivad seda Jeesuse nimel. Nii nagu need 9 tükki siin Luuka 17. Ta ei ole kade neile hüüdma kaugelt. Minge näidake ennast preestrile ja te olete puhtad, eks. Ta ei ole kade, aga ta ootab, kes nendest 10 tuleb tema isiku juurde tagasi. Ainult üks tuli. Ja paraku on üldse paljude inimestega niimoodi, ega ma ei räägi ainult siin valeapostlitest, ma räägin üldse isegi tavalistest siiratest kristlastest. Nad saavad oma ime kätte, nad on rahul sellega, aga ega nad ei kipu oma elu panema Jumala jalge ette, seda täielikult üle andma. Nii et Jeesus tegelikult ikkagi ootab seda, kas sa lased ennast lõpuni tervendada ja kokku õmmelda temaga. Nii et ei ole 2, vaid on 1 ja et tema piiramatu vägi saaks sinu kaudu tööle, sest sa oled tema loomuse, tema olemuse, tema südame, tema tahte täielik kehastaja, sa oled temaga 1. Ta ootab neid, kas sa tuled. Aga kui sul on vaja leiba, kui sul on vaja liha, kui sul on vaja tervenemist, kui sul on vaja seda või teist, ta ütleb, aga palun, kas ma keelan? Kui sul seda on vaja, Eesavil oli kõht tühi, küsis läätseleent, kas ta siis ei saanud seda? Sai kõhu täis. Aga Jumal ütleb, Jaakobit ma armastasin, Eesavit ma vihkasin. Seda, kes tuleb ainult oma kõhu ja vajaduste pärast, aga ei austa esmasünni õigust. Eesavit ei huvitanud esmasündinud poja elu ja poja õigus. Eesavit huvitas, et oma vahetu vajadus täidetud saaks ja Jumal solvus nii, et ta ütles, Jaakobit ma armastasin. Jaakob oli nõus kas või petma, kas või mida iganes, et saada esmasünni poja õigus. Ta tahtis saada poja õigust. Jumal ütleb, Jaakobit ma armastasin, Eesavit ma vihkasin. Need on siuksed keerulised ja rasked teemad, aga ma ütlen, et ega meie kogukond, meie pere ei ole kunagi nämmutanud mingite lihtsate teemade ümber, vaid ikka siuksed parajad pähklid on meil. Nii et siin on väga palju kive ikkagi meie kapsaaeda ja mitte kunagi Jumala kapsaaeda, nagu Jumal oleks süüdi, et kogudus ei käi täna võidus ja väes ja imedes ja tunnustähtedes. Jumalal pole nende ämbritega mitte midagi pistmist, vaid kirjatundjate vale sulg on teoloogia nii ära väänanud, et kogudusest on kogu vägi, kogu identiteet, kogu oma identiteedi mõistmine, Jumala sarnasuses käimine, kõik see on lihtsalt välja väänatud ja tulemus on see, mis täna on. Aga pole viga, sest juba ärgatakse ja üle maailma on need apostellikud taastamisliikumised, kus eri paigus eri moodi, aga Jumal toob mõistuse poja pähe tagasi. Ta toob mõistuse tagasi ja kogudus hakkab ennast liigutama, hakkab avastama, kes ta on, hakkab avastama oma väge, oma õigust, oma meelevalda, hakkab avastama, et teda ei kutsutud ainult ootama, millal taevasse saada, vaid vahepealse aja ta võiks elada poja elu ja teha poja tegusid. Et tõesti tuua hingamist rahvastele, tuua päästet, päästa lahti rõhutud. Kõik see, mida Jeesus meil ülesandeks tegi, see on kõik poja ülesanne, mis on täitmata. Tänu Jumalale miljonid liiguvad sellesse, et leida seda oma identiteeti, oma fragmenteeritud isiksuse kokkuõmblemist ja seda, et ta saaks taastatud tugeva ja tervikliku inimesena ja ta võiks üles võtta need adrakured ja hakata kündma seda põldu, mida Jumal on pannud teda kündma, et temast oleks kasu siin maa peal. Et ta ei oleks ainult soe õhk ja kuukiired ja õhkamine taeva poole, et Jeesus tule juba, vaid et tal on üks tegu teha, tal on üks vägi kõndida, tal on mandaat, ülesanne, ta ei ole nalja pärast Elohim, sest laul 82 Jumal riidleb ju oma kogudusega
ja ütleb, ma olen öelnud, teie olete Elohim, teie olete jumalad, te olete minu pojad, te olete jumaliku olemuse, jumaliku loomuse, kõige jumalike atribuutide kandjad. Aga te teete liiga, te teete ülekohut, te ei mõista õigust, te olete ülekohtused kohtumõistjad. Aga ta nimetab oma rahvast, ta ütleb, teie, kes te olete Elohim, jumalad, väelised kohtumõistjad. Te ei mõista isegi seda, milleks teid seatud on, eks, aga tõusevad need aina enam ja enam üle maailma, kes vilistavad kõigi selle teoloogia peale, mis võtab pojalt väe ära ja nad on võtnud ja hakanud panema oma käsi haigete peale ja need saavad terveks. Vaadake, kui oluline on see, et me mõistame oma pojaseisuse identiteeti ja õigust käskida ja keelata, õigus kuulutada, õigus tühjendada, puhastada, välja visata. Mida enam me kasvame selles identiteedis, poja identiteedis, seda enam hakkavad need mäed ja mooruspuud liikuma. Mul tuli siin lõpetuseks meelde, kuidas Jeesusega oli, vaata, isa Jordani ääres kuulutas Jeesuse pojaks, ütles, see on minu armas poeg. Ja mis nüüd huvitas kuradit kõige rohkem järgmises peatükis? Kui Jeesus läks kõrbe, püha vaim viis Jeesuse kõrbe, mis oli kuradi põhiline peavalu teada saada? Ega siis kurat oli ka kuulnud, kui Jumal ütles, see on minu armas poeg. Kurat ei kahelnud, kas Jeesus on poeg. Mida tahtis kurat teada saada? Täpselt sedasama, mida ta tahab teada ka meie kohta. Kas Jeesus ise usub, et ta on Jumala poeg? Sest ta tuli, ütles kogu aeg, kui sa oled Jumala poeg, tõesta. Ta koukis täpselt selle sama asja kallal, identiteedi kallal. Jah, isa kuulutas sind pojaks. Isa hääl ütles, sa oled minu armas laps. Nii, nüüd ma tahan teada, kas sa päriselt ka usud, et sa oled Jumala poeg. Kui sa oled poeg, tee seda, tee seda, tee seda ja tulid need kiusamised, eks ole. Jeesusel ei olnud kahtlust ka, et ta on Jumala poeg. Ta teadis, kui Jumal ütles, siis on aamen. Jumal on tema isa, isa tegutseb tema kaudu, tema on poeg, poeg ei või iseenesest midagi. Jeesus teadis, et ta on poeg. Kui saatan oli teda testinud ja torkinud ja urkinud, kas ta ise ka usub, et ta identiteet on Jumala poeg. Kui Jeesus tuli kõrbest välja, tal oli täisvägi. Vaimu väes läks ja mis hakkas juhtuma, nii kui ta sünagoogi läks, teemonid manifesteerusid. Miks teemonid manifesteerusid? Nad nägid, et nüüd saabus see, kes päriselt ka on endale teadvustanud, ta on Jumala poeg. Nüüd läheb asi kibedaks, nüüd me peame jalga laskma. Kisaks läks. Miks ei meie puhul täna teemonid ei kisa kristlaste puhul? Reeglina, kui me läheme eri kohta, vahel mõne üksiku puhul on olnud, on see, et nad näevad, et sa ei tea, kes sa oled. Nad näevad, et sa ei tea, mis meelevald sul on, seepärast nad ei karda sind. Aga kui sa hakkad teadvustama endale, mina olen ka Jumala poeg. Jeesus on minu vanem vend, mul on ka meelevald, mul on ka dünastiline õigus valitseda. Vaata, kui sa selles väes nüüd välja lähed, vaata, mis hakkab sinu elus juhtuma. Ja kui sa siis sõna ütled, siis on see nagu vasar, mis purustab kalju. Aamen.